Me oleme praegu siis siin Tallinna Metodisti kiriku katusel. Siin on ilus loojuv päike meie taustal. Aga kurb on see, et tegelikult kui me mõtleme Eesti kristlikule maastikule või üleüldse Eesti linnadele, eriti Tallinnale, siis ma arvan, see sama loojuv päike võiks iseloomustada seda, milline on Eesti kristlik pilt. Enamikel inimestel Tallinnas vähemalt, ja ma arvan ka üle Eesti puudub igasugune kokkupuude kirikuga, kogudustega või üldse kristlastega. Ja tegelikult see on üpris kurb. Aga samas, kui me vaatame tegelikult praegu, mis toimub Tallinna ja üleüldse Eesti noorte hulgas, siis inimestel on igatsus südamel, noortel on igatsus südames, et tegelikult see asi võiks muutuda, pilt võiks muutuda, päike võiks tõusta ülesse. Ja sellepärast on tegelikult noored korraldamas siin Tallinnas 24. kuni 29. juulini sellist noorte festivali üritust nagu Shine. Ja seesama festival, seesama üritus tegelikult toob kokku 500 kuni 700, võib-olla isegi 900 noort, kui sa oled tulemas. Ja lihtsalt, et muuta seda linna, muuta Tallinnat. Ja kujutle korra ette seda pilti, kui tegelikult selles Tallinna samas linnas tuleb kokku 700 noort, kes on valmis jagama evangeeliumi siin linnas, kes on valmis olema valguseks tegelikult selles kogukonnas siin Tallinnas. Ma usun tõesti südamest, et see päike võib üles tõusta ja Tallinn võib muutuda. Ma loodan väga, et sa oled osa sellest liikumisest ja sa tuled kodust välja, sa tuled sellest urkast välja, kus sa oled praegu ja lihtsalt ühined selle liikumisega. Ja kõikidele teile, kes te praegu vaatate seda videot, ma tahaks teha väikse küsimuse või väikse väljakutse. Mõtle korra selle nädalale, mis on olnud. Ja mõtle nende inimeste peale, nende sõprade peale, kes sul on, kes veel ei tunne Jeesust. Ja kujuta ette, kõik need inimesed, kelle pärast sa selle nädala jooksul oled palvetanud, saaksid päästetud. Võtaksid Jeesuse Kristuse oma isiklikuks päästjaks vastu. Mitu inimest saaks päästetud? Kui see vastus on praegu 0, siis küsi endalt, miks see on 0. Võib-olla see sellepärast 0, et tegelikult sul puudub usk, sul puudub lootus, et need inimesed võivad muutuda. Ma tahakin teha sulle väljakutse, hakka juba praegu palvetama nende inimeste pärast. Hakka palvetama enda sõprade pärast, kes veel ei tunne Jeesust. Ja nad selle sama ürituse käigus, selle sama liikumise käigus võiksid kogeda Jeesust ja need elud võiksid muutuda.